Iraanil tuleb katastroofiline nädal, kui karma saabub. Teheran alustas esmaspäeva 2026. aasta 11. mail, püüdes näida tugevana valede abil. Iraani toetavad võrgustikud levitasid videoid, pilte ja valeväiteid, et liialdada võite, suurendada kahjusid Ameerika Ühendriikide ja Iisraeli vastu ning segadusse ajada avalikkust. NewsGuardi meeskond tuvastas 98 valeväidet, mis olid seotud konfliktiga ja millel oli sadu miljoneid vaatamisi. Kuid faktid näitavad närvilist, surve all olevat režiimi ning suure koalitsiooni kujunemist. Revolutsioonikaardi vägi ähvardas laevu, korraldas rünnakuid Ameerika laevade vastu, püüdis hirmutada Ühendkuningriiki ja Prantsusmaad, nõudis sanktsioonide leevendamist ning mereblokaadi lõpetamist. Ja nad tahtsid seda kõike veel esitleda kui heldet ettepanekut. Trump lükkas Iraani vastuse täielikult vastuvõetamatuna tagasi ja siis pöördus mäng Iraani enda vastu. Need, kes üritasid süüdistada Washingtoni kontrolli kaotamises, näivad nüüd olevat need, kes kaotasid pea, tegid vale arvestuse ja tõukasid piirkonna enneolematusse kriisi. Ma räägin sulle sellest kõigest kohe, aga praegu tahad sa kindlasti kanalile tellijaks hakata, et olla hästi informeeritud. Reaalajas info parima ajakirjandusliku kvaliteediga, mida kunagi nähtud. Usaldusväärsuse standardil Milson Alvese. Kontrolli kaotuse kuvand langeb nüüd Iraani peale. Režiim ütleb, et tahab kokkulepet, kuid ähvardab Ameerika baase. Ütleb, et tahab stabiilsust, kuid seab kaubalaevad ohtu. Ütleb, et tahab austust, kuid püüab Euroopa laevu hirmutada. Ameeriklaste vajaatus muutis samuti tooni. Selle asemel, et Iraani väljapressimist aksepteerida, hakkasid Ameerika Ühendriikide ametnikud ütlema, et Ameerika vaoshoitust ei tohiks segi ajada otsustamatusega. Ameerika sõjaväejuht tegi selgeks, et keskväe juhatus ja ühendväed on valmis vajadusel taas alustama suuri operatsioone Iraani vastu, kui selleks antakse käsk. See on selle nädala keskne pööre. Varem püüdis Iraan väita, et nende vaoshoitus on otsas. Nüüd näitab Washington, et ka nende kannatusel on piir. Iraani režiim arvas, et nad võivad piiri nihutada ilma vastuseta. Nad vastasid, et see piir võib nende enda vastu pöörduda. Revolutsiooniline kaardivägi paistab samuti segaduses ja ilma selge suunata. Üks osa režiimist ähvardab sõjaga. Teine osa üritab vahendajate kaudu läbi rääkida. Üks tiib räägib täielikust vastupanust, teine nõuab blokaadi lõpetamist, sanktsioonide leevendamist ja varade vabastamist. Trump on juba viidanud tülidele ja segadusele Iraani juhtkonnas kui ühele põhjusele, miks kokkuleppe saavutamine on keeruline. Analüütikud vaidlevad selle lõhe suuruse üle, kuid režiimi avalik käitumine näitab lihtsat fakti. Iraan ei räägi ühel häälel. Samal ajal kui diplomaatia püüab aega võita, suurendab sõjaväeline tiib riski. Kui valitsus otsib väljapääsu, nõuab revolutsiooniline kaardivägi provokatsiooni. Väljaka kaalub Iraani kahjuks. Sõja ajal levitasid Iraani-meelsed võrgustikud videoid, pilte ja valeväiteid, et liialdada võite, suurendada kahjusid USA ja Iisraeli vastu ning segadusse ajada avalikkust. NewsGuard tuvastas 98 valeväidet, mis olid seotud konfliktiga ja millel oli sadu miljoneid vaatamisi. Paljud neist edendasid Iraanile soodsat agendat. Strateegilise dialoogi instituut registreeris samuti Iraani-meelseid võrgustikke, mis kasutasid vale ja tehisintellekti poolt loodud sisu, et võimendada sõjapropagandat. See on osa, mida Iraani riigitelevisioon ei näita. Režiim peab võltsima võidutunnet, sest tegelikkus on tema olemuse jaoks liiga karm. See propagandasõda sai selgeks, kui hakkasid levima väited tabamuse saanud Ameerika laevadest, hävitatud baasidest ja Iraani võitudest, mida hiljem lääne allikad ja kontrollijad vaidlustasid. Samal ajal väitsid Ameerika Ühendriigid, et nad on hävitanud Iraani väikesi aluseid, tõrjunud rakette ja droone ning juhtinud laevu mööda turvaliseks peetud marsruuti Vabaduse projekti raames. Karma ilmneb ka teiste riikide reaktsioonides. Ühendkuningriik saatis piirkonda HMS Dragoni. Prantsusmaa osales mereturvalisuse korraldamises. Üle 40 riigi kutsuti arutama kaubanduse kaitsmise missiooni, miinide eemaldamist ja tsiviillaevadele ohtude vähendamist. Iraan püüdis eurooplasi hirmutada kohese vastuse ähvardusega, kuid saavutas hoopis vastupidise efekti. London ja Pariis said põhjuse suurema ühisrinde loomiseks. Teheran tahtis näida kriisi peremehena.
Nüüd näeb ta, kuidas kriisi arutatakse rahvusvahelises lauas, kus revolutsiooniline kaardivägi on ülemaailmne julgeolekuprobleem. Surve töötab jätkuvalt päevast päeva, tabades just neid kohti, kus režiim seda kõige enam tunneb. Revolutsiooniline kaardivägi tõukab maailma ebaseaduslikku sõtta, kui muudab tsiviillennuteed, kaubalaevad ja ülemaailmse energia poliitilise surve vahenditeks. Aga see meetod on vananenud. Ajalooline võrdlus aitab palju mõista. 1986. aastal püüdis Muammar Gaddafi muuta Sidra lahe Vahemeres poliitilise hirmutamise piirkonnaks. Ta kuulutas välja surmajoone ja väitis, et Ameerika väed ei tohiks seda ala ületada. Loogika oli sarnane režiimidega, mis kasutavad sõjalist ähvardust, et kontrollida marsruute, merd ja läbirääkimisi. Ainult, et Ronald Reagan ei nõustunud väljapressimisega. Ameerika Ühendriikide merevägi ületas selle ala, et kinnitada meresõiduvabadust. Liibüa lennukid ja raketipatareid reageerisid ning Washington vastas, tabades Liibüa laevu ja sõjalisi positsioone. Valge Maja teatas tol ajal, et üks Liibüa laev sai tabamuse harpuuntüüpi rakettidega pärast seda, kui seda peeti ohuks Ameerika vägedele. Los Angeles Times kirjutas, et Ameerika Ühendriigid hävitasid Liibüa laevad ilma ise laevu või lennukeid kaotamata. Nüüd seisab Iraan silmitsi sama riskiga. Seetõttu on see nädal Teherani jaoks katastroofiline. Revolutsiooni kaardivägi provotseeris suurriiki, kellel on võime vastata, liitlased operatsiooni jagamiseks ning poliitiline õigustus surve suurendamiseks. Teised riigid on samuti õppinud, et režiimid, mis panustavad hirmutamisele, maksavad kallist hinda, kui nad üritavad jõuga oma tahet peale suruda. Argentiina hõivas Malvini saared 1982 aastal, arvates, et Ühendkuningriik ei reageeri jõuliselt, kuid Briti vastus kukutas sõjaväelise hunta ja sellest sai õppetund valest arvestusest. Iraak tungis 1990 aastal Kuveiti, lootes kontrollida naftat ja territooriumi, kuid pidi lõpuks silmitsi seisma Ameerika Ühendriikide juhitud rahvusvahelise koalitsiooniga. Slobodan Milošević Serbia püüdis Balkani regioonis lääne survele vastu seista, kuid jäi lõpuks isoleerituks, pommitati ja poliitiliselt tagakiusatud. Kõigil neil juhtudel ajasid karmid režiimid sisemise propaganda segamini tegeliku jõuga. Iraan seisab nüüd silmitsi sama ohuga, veenda oma toetajaid, et Iraan on võitmas, samal ajal kui maailm organiseerub Iraani samme piirama. Vale, mida revolutsioonikaardivägi räägib, paljastavad faktid iga päev. Kui majandus oleks tugev, ei paneks Teheran sanktsioonide lõpetamist ettepaneku keskmesse. Kui revolutsioonikaardivägi oleks kindel, ei reageeriks ta iga Euroopa liigutuse peale nii ähvardavalt. Kui juhtkond oleks ühtne, ei oleks diplomaatia, sõjaväe ja riikliku propaganda vahel nii erinevaid seisukohti. See, mis praegu toimub, on Teherani jaoks karm proovikivi. Kui nad jätkavad oma rahvale valetamisega, näevad nad, kuidas propaganda ja tegelikkuse vaheline lõhe aina kasvab. Iraani katastroofiline nädal ei ole tingitud halvast õnnest. See tuleneb Teherani tehtud valikutest ning sellest, kuidas Trumpi võim premeerib neid, kes lükkavad maailma sõja äärele. Mina olen Milson Alves, rahvusvaheliste suhete asjatundja ja minu eesmärk on hoida sind iga päev tõega kursis. Uudiste lingid leiad video kirjeldusest. Pane sellele videole like, telli kanal ja vaata lõpus kommentaare, et olla veelgi paremini seotud Milson Alvese kogukonnaga. Näeme.